võimalikes kohalikes algatustes aitavad korraldada üritusi kohalikus külas, väikelinnas, lähevad appi mõne spordiürituse korraldamise juurde. Osad noored tahavad teada, mis toimub inimõiguste valdkonnas, lähevad appi Eesti Inimõiguste Keskusele ja nii edasi, et see ring, kus noored kaasa löövad, on hästi lai, nii nagu noorte endi huvid ja nii nagu MTÜ-de maastik ka. Võib-olla siis siin võikski küsida, et mida selline kogemus, kogukonna praktika, mida ta annab ühele noorele inimesele ja mida ta annab sellele ühendusele, kes noorele praktika kohta pakub. Me küsime alati nende noorte käest, 5 aasta jooksul on umbes 2000 noort üle Eesti selle kogemuse saanud. Me küsime nende käest, et mida sa õppisid või mida sa said oma praktikal. Ja noorte jaoks see tegelikult esimeses järjekorras on töökogemus. Paljud gümnaasiumi noored ei ole ka veel sellist töökogemust saanud ja see on üks esimesi töökogemusi, mis annab neile tunnetuse, et mis mulle võib-olla meeldib ja sobib ja teisalt, mis võib-olla nii hästi ei meeldi või sobi. Teine selline suur õppimise koht, mida me noorte juures näeme, mis tundub pisike detail, aga ometi on paljude jaoks murranguline, on see, et noored peavad omale praktikakoha ise otsima, küll neile ette antud loetelu meie poolt, kust nad saavad omale koha valida, aga oma juhendajaga peavad nad ise ühendust võtma, talle helistama, kirjutama. Marge ilmselt oskab seda pärast omalt poolt jagada, kuidas noored pöörduvad. Ja noored sageli ütlevad, ma ei ole kunagi helistanud kellelegi, keda ma ei tunne, või läinud ühtegi organisatsiooni, kus ma pole kunagi varem käinud. Et siin on ka selline eneseületamise koht ja kui sa oled seda ühe korra teinud, siis järgmine kord on seda julgem juba teha. Kindlasti me näeme seda, et need noored, kes on kogukonna praktika läbinud, julgevad tulevikus paremini valida, julgevad minna vabatahtlikuks uuesti kuskile mujale, mingi muu tegevuse juurde. Nad saavad aru, et tegelikult ma võin oma karjääri planeerida ka mõne vabaühenduse juures. Et ma ei pea minema kindlasti mõnda ettevõttesse või riigiasutusse, et on veel 3. võimalus ka. Et selles mõttes on see üks võimalus, kuidas ka mittetulundusühingud ja miks mitte ka siis päästekomandod enda juurde noori inimesi saavad, noorte mõtteid, tegusid kaasa mõtlema, et päästekomandodesse tuleks ka palju noori inimesi. Ja ma näen, et täna siin on paljudel on lapsed kaasas, et eks te tegelete sellega ise ka, aga et võib-olla see on veel üks võimalus. Ja programmiga on siis liitunud üle 30 kooli üle Eesti, kõikides maakondades me tegutseme. Ma saan aru, et siin on ka päästekomandod väga erinevatest piirkondadest, et ma kindlasti julgustan, eriti kui te olete kuulnud, kuidas Marge oma kogemusest räägib, mõtlema, et kas ka teie tahaksite uuel õppeaastal ehk sügisest enda komandosse noori praktikante, keda siis juhendada ja innustada ja oma valdkonnaga tuttavaks teha. Aga ma rohkem neid slaide teile ei tahagi näidata, vaid jätan ette selle viimase slaidi, kus on ka kontaktinfo ja annan edasi sõna Margele, kes siis räägib, kuidas temal on praktikantidega läinud. Aitäh! Ma ei tea, ma äkki räägin nii kõvasti, et kuulevad tagumised read ka. Kuulevad tagumised ka, jah? Et meie komando on siis 3 aastat selles projektis osalenud. Käinud on meil Kunda gümnaasiumi ja Kunda reaalgümnaasiumi noored. Rakvere, vabandust, jah. Kunda ei ole selle projektiga veel ühinenud. Aga töö sellega käib, et nad ikkagi sellest projektist osa võtaks. Praktikal on osalenud ja edukalt läbinud sellest 2050 noort meie komandos. On tüdrukuid, on poisse. Üldiselt ühenduse me saame, meie esimene kontakt toimub tavapäraselt koolis. Ja paneme seal nimed kirja, peale seda lepivad nemad ise minuga kokku, kuidas nad komandosse tulevad. Meil on oma kindlad ülesanded välja kujunenud, et kui noor tuleb vabatahtlikusse komandosse, siis eduka praktika
läbimiseks peab ta läbi tegema vabatahtliku päästja esimese astme koolituse. Kuna meie komandos on 2 inimest läbinud ka esimese astme koolitaja koolituse, siis saame täielikult oma jõududega selle esimese astme läbi viia. Peale selle kaasame noori evakuatsiooniõppustes. Meie kogukonna ühes mitmeaastases traditsioonis tervisepäevade läbiviimises. Seal on neil täiesti vabad käed tegevuspunktide mehitamisel, ülesannete mõtlemisel. Leian seda, et selle praktika pikkus on 15 tundi, mis on ilmselgelt selles mõttes praktiliselt võõraste inimestega või niisuguse parema ühise keele leidmiseks suhteliselt lühike aeg. Nii et siit üks ettepanek, et see praktika võiks olla pikem. Teine asi, vabatahtlikud päästekomandod, kes on hirmsasti hädas, et neil ei ole noori. Väärikad, vanemad härrad veavad komandosid ja nad on hirmsasti hädas, et neil pole noori. Minge lähedal olevate gümnaasiumi direktorite, õppealajuhatajate, huvialajuhtide juurde ja andke neile teada, et selline programm on. Las nad liituvad ja las need noored tulevad teie komandosse. Ma ütlen teile, te ei kahetse. Noortega töö on vägev. Ja mis ma veel ütlen? Tegelikult lapsed ongi lahedad. Ja noored, kellel on juba kohati nende mina välja arenenud, neil on üldjuhul mõtted ja eesmärgid paika pandud. Ja see, kui nad tulevad ja avavad ennast, et tegelikult see on päris vahva. Ja kuna meil nüüd lõppes 3. periood noortega, siis sellel aastal on mul ka paar lubadust, kus noored arvasid, et kui Aasukalda komandoga 10 aasta pärast tegutseb ja tõenäoliselt ta tegutseb, siis 2 vabatahtlikku on meile kindlasti tagasi tulemas. Et rohkem ma ei oskagi praegu öelda. Tahab keegi äkki küsida midagi. Võib pärast Lammasmäel ka küsida, olen olemas, võib helistada, võib meili kirjutada, vastan hea meelega, jagan kontakte, annan nõu, et meie oleme endal nagu kontseptsiooni välja töötanud, kuidas noortega tegeleda ja kuidas neid vabaühenduste juurde tuua. Oleme vahendanud ka teistele vabaühendustele, et mitte ainult vabatahtlikele komandodele, vaid ka haridusseltsidele, külaseltsidele noori, nii et olge julged ja võtke need noored oma tiiva alla. Aitäh!